Ta on tüdruk, kes elas seikluslikku elu, uurides lääne metsikuid alasid. Minu elu, kas ma võin lihtsalt öelda? Ma lihtsalt tahan, et see on minu tänulikkuse näitamine. Aga nüüd püüavad võimud aru saada, kuidas ta suri. Ja praegu on see täielik mõistatus. Tema surnukeha leiti California matkarajalt. Ma räägin teile, mida need, kes ütlevad, et nad ta leidsid, tema surnukeha seisundi kohta avalikustavad ja see tekitab väga häirivaid küsimusi. See on On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Olgu, hei sõbrad, kiirelt. Meil on selles On the Case episoodis palju käsitleda, aga enne kui alustame, tahan teile ühest äpist rääkida. See on väga populaarne. See kannab nime Upside ja see annab sulle raha tagasi igapäevaste ostude nagu kütus, toidukaubad ja kaasavõetav toit pealt. Tee nii, see on väga lihtne. Laadi Upside tasuta alla. Sa valid pakkumise ühes nende enam kui 100 000 asukohast. Maksad nagu tavaliselt oma kaardiga. Siis kinnitad ostu ja saad raha tagasi. Kõik ongi nii lihtne. Ma olen seda ise kasutanud, näiteks kui ostan kütust või toitu kaasa, otsin Upside'ist pakkumisi. Pärast ostu ilmub raha mu äppi. Lihtsalt kannan selle otse oma pangakontole. Upside'i sagedased kasutajad teenivad aastas keskmiselt $254 tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses olevale lingile või skaneeri QR-kood ning kasuta sooduskoodi OTC, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Me jälgime suurt pööret loos, millest on tõesti raske aru saada. Kuidas naine, kes näis olevat heas vormis, elas elu täiel rinnal ja mõjus nii paljudele inimestele positiivselt, võis lõpuks surma saada. Just nagu see naine, kellest me selles California loos räägime. Glenn on sujuv. Sujuv on kiire. See on minu uus moto, sest põhimõtteliselt ärkan ma üles valmis kohe tegutsema, niipea kui silmad avan. Siia on Joanna Shields, kes räägib oma jälgijatega Instagramis. Tema kasutaja nimi oli Jojo Skates ja see oli siis, kui ta lihtsalt võttis hetke, et oma jälgijatega rääkida ja tänulikkust näidata. Shields oli pärit Carlsbadist, Californiast, kuid ta avastas nii palju erinevaid paiku. Ta armastas rulatamist ja tegelikult tundus, et ta töötas ettevõttes, mis toodab elektrirulasid. See oli suur osa sellest, kes ta oli. Tema sotsiaalmeedia näitas teda inimesena, kes armastas loodust ja seiklusi. Ta kirjeldas end kui kedagi, kes teeb kõik endast oleneva, et olla parim versioon iseendast. On olemas GoFundMe kampaania, mis kogub tema perele raha ja ütleb, et ta elas säravalt ja spontaanselt. Ja taas, seda tema kohta teades, muudab selle loo mõistmise lihtsalt nii raskeks. Seega tahan rääkida sellest, mida me praegu teame Joanna Shieldsi surma kohta. Ja see juhtus 9. aprillil. See lugu leiab aset Big Suris, Californias, mis on lihtsalt maaliline osa riigist. Seal on ühed maailma maalilisemad matkarajad. KSBW televisiooni andmetel oli rühm matkalisi, kes liikusid läbi Sykes Hot Springsi Los Padres National Forestis Big Suris. Ja siis nad sattusidki surnukehale ning see oli Joanna Shieldsi surnukeha. Üks neist matkalistest ütles telejaamale järgmist. Ma ei näinud verd. Ta oli kahvatu. Tal olid jäljed kaela ümber. Ma ei taha öelda, et need olid kägistamisjäljed, aga kui tuletõrjuja tõstis jope üles, kinnitas ta, et tal oli suur haav peas. Nii, et tema surnukeha leiti 9. aprillil. Ja tema surnukeha, kuna ilmastikutingimused olid rasked ja koht, kus ta oli väga eraldatud, ei saadudki kätte enne järgmist päeva, 10. kuupäeva. Võimud vajasid tegelikult helikopterit, et aidata Joanna surnukeha sellest rahvusmetsast välja tuua, kuna ta asus nii raskesti ligipääsetavas kohas. Need matkajad, kes rääkisid telejaamaga, ütlesid mitte ainult seda, et nad leidsid surnukeha, vaid siin on üks väga huvitav detail. Nad ütlesid ka, et seal oli üks inimene, kes väitis, et on Joanna sõber. Matkajad ütlesid telejaamale, et see mees väitis end olevat tema sõber ja nad ütlesid, et ta nägi välja, tsitaat, närviline nagu šokeeritud. Tema nägu oli lihtsalt tuim ja ilmetu. Kui sa seda kuuled, siis see kindlasti köidab su tähelepanu ja võib-olla paneb natuke häirekella lööma selle üle, mis tüüpi looga meil siin tegemist võib olla. Nüüd ütles Joanna väidetav sõber, kes rääkis nende matkajatega, et Joanna oli läinud tualetti. Üks matkaline ütles, tsitaat, et ta puhastas end jões umbes kell 10:30 hommikul. Ja ta läks teda otsima ning nägi siis, et ta oli näoga allpool vees alasti. Tsitaadi lõpp. Matkajad ütlesid, et nad andsid ka võimudele ütlusi. Nad ei rääkinud ainult meediaga. Ja me teame, et selle juhtumi uurijad on nimetanud Joanna Shieldsi surma kahtlaseks. Kuid praegusel hetkel ei tea me endiselt, kuidas ta suri. Nüüd olevat matkaja, kes seda kõike pealt nägi, öelnud järgmist.
Ühest küljest ei teadnud me, kas tal oli lihtsalt elu halvim päev või teisest küljest, nagu ta oleks just kellegi tapnud. Nii et ma läksin lihtsalt sisse mõttega, et olgu, ole eriti ettevaatlik, võta tempo maha ja veendu, et kõik oleksid turvaliselt. Politsei pole seni öelnud, kas nad peavad Joanna surmamõrvaks või kuritahtliku teo tagajärjeks, kuid nad pole praegu midagi välistanud. Uurijad püüavad endiselt täpselt välja selgitada, mis Joannaga juhtus ja tema lahkamine tekitab veelgi rohkem küsimusi. Uurijad ei suutnud kindlaks teha Joanna surma põhjust. Küll aga suutsid uurijad kindlaks teha jäljed tema kaelal, millest matkajad rääkisid. Nad kartsid, et need võisid olla põhjustatud kägistamisest. Võimud on välistanud, et need jäljed oleksid tekkinud kägistamise või kuritahtliku tegevuse tagajärjel. Teatavasti ütles kohtuarst, et need vigastused olid kooskõlas putukate põhjustatud vigastustega. Ja me räägime veidi rohkem sellest, kuidas see mõjutab selle naisega juhtunu ajajoont, teades, et mis iganes jäljed tal kaelal olid, millest meil pilte pole, olid need põhjustatud selles metsas elavatest putukatest. Nüüd ütleb KSBB, et uurijad peavad Joanna surma endiselt kahtlaseks ja nad pole välistanud kuritegu. Nüüd ootavad võimud endiselt toksikoloogilise testi tulemusi, et teada saada, mis oli Joanna organismis tema surma hetkel. Asi on selles, et nende tulemuste saamine võib väidetavalt võtta 6 kuni 8 nädalat. See on minu elu, seda ma mõtlengi. Ma olen nii tänulik, et olen elus. Ja mu elus on olnud hetki, kus ma olin peaaegu, et ei olnud enam elus. Ja see ei olnud teadlik valik. Nüüd, selles Instagrami otseülekandes, mida me vaatasime, mille postitas Joanna Shields, rääkis ta tõesti väga palju positiivsusest ja tänulikkusest. Ta rääkis ka sellest, et tal on minevikus olnud vaimse tervise raskusi. On veel üks video, mis on postitatud YouTube'i, kus ta räägib depressiooniga ja ärevusega toimetulekust ning sellest, kuidas ta võitles, et jõuda tagasi heasse seisu. Nüüd, Joanna GoFundMe lehel on kirjas, et ta kuulus tuulele ja päikesele. Tihti liugles ta rulaga mööda, naeratus näol, mis pani tema kaunid sinised silmad särama. Joanna oli särav ja seiklushimuline hing, kes puudutas kõigi enda ümber olevate inimeste elusid. Räägime nüüd sellest juhtumist lähemalt. Ja see on lihtsalt väga traagiline, väga kurb, kui mõelda kellegi kaotusele, kes näis elavat nii elavat elu. Aga samas on see ka suur mõistatus. Matt Irvine, pensionil detektiiv, õiguskaitseõpetaja. On alati tore sind siin näha, tead, Law and Crime'is. Mis sulle praegu silma jääb, eriti nüüd, kui lahkamisaruanne on tagasi tulnud ja tundub, et see ei anna lõplikku vastust sellele, mis juhtus Joanna Shields'iga. Tead, see on endiselt väga suur mõistatus, nagu sa ütlesid. Ja minu arvates paistab silma see, et Mario Serifi osakond näid tegelevad täpselt sellega, millega nad peaksidki tegelema. Järgides parimaid tavasid ja tehes head politseitööd. See tähendab, et kui sul on tegemist sellega, mida me nimetame järelevalveta surmaks, ehk siis kui keegi sureb ja kui läheduses ei ole usaldusväärset neutraalset kolmandat osapoolt, kes ütleks, mis juhtus, sa kohtad seda kui kuritegu, kuni faktid näitavad vastupidist. Nii et nad tunduvad tegutsevad täpselt nii, nagu peab ja väga ettevaatlikult. Sest kui hakkad tegema oletusi ja otsustad, et tegemist on õnnetusjuhtumi või loomuliku surmaga, enne kui kõik faktid on teada, siis jäävad asjad 2 silma vahele. Tõendid lähevad kaduma, need saastuvad ja hiljem uurimise käigus on neid vigu väga raske parandada. Nii et see, et nad tegutsevad ettevaatlikult ja hoiavad selle küsimuse avatuna, tundub mulle praegu täiesti õige käitumine. Kui vaadata lahangu tulemust, siis see ei anna selget vastust tema surma põhjuse kohta, kuid oli üks suur. Ojuline teave, mis välja tuli, sest et matkajad ütlesid, et nad leidsid tema keha ja rääkisid jälgedest tema kaelal. Ja kui sa kuuled seda kõrvalt, siis muretsed, et see inimene võidi rünnata, et võib-olla teda kägistati või lämmatati. Aga politsei ütleb, et see ei ole nii. Nad ütlevad, et need näevad küll sellised välja, kuid me pole neid jälgi piltidel näinud. Tead, kes teab, kuidas need välja nägid, aga tema sõnul olid need putukate jäljed, mis võivad tähendada paljusid asju. Ma tean, et sipelgaid on kahtlustatud. Ma pole sellest kunagi kuulnud. Mida sa sellest arvad? Lihtsalt see, tead jälle, me ei tea, kuidas need jäljed välja nägid. See võib olla midagi, mida me näeme ja mõtleme, et ilmselgelt on see. Aga mida sina arvad? Ma kindlasti ei tea eriti palju sipelgatest ja putukatest, eriti selles olukorras, aga kindlasti, kui keegi sureb ükskõik mis põhjusel,
avatud keskkonnas, eriti just sellises karmis looduses nagu Big Suri ümbruses, on üsna tavaline, et laivaga on seotud mingisugune loomade tegevus. Ja see ei ole midagi ebatavalist. Samuti ei ole ebatavaline, et inimene sureb õnnetuse tagajärjel või loomulikul põhjusel ning see võib pealtnägijale või möödujale siiski üsna õõvastav välja näha. Ja et mitte miski sellest ei ole eriti üllatav. Ma kujutan ette, et kohtuarst ja politsei uurivad Braley Shieldsi säilmeid väga hoolikalt, otsides märke vigastustest, mis ei ole kooskõlas kukkumise või muude loomulike põhjustega, arvestades asjaolusid. Ma kujutan ette, et nad uurivad väga hoolikalt seda piirkonda, kus ta leiti, et teha kindlaks, kas tõendid viitavad sellele, et ta suri seal või kas on mingeid märke, et ta toodi sinna pärast surma. Ja selleks võivad olla näiteks orgaanilised materjalid, mis ei ole sellele piirkonnale omased. See võib olla ka näiteks lohistamisjäljed. Kui juhtumil on tegemist suure verekaotusega, aga kohas, kust inimene leiti, pole palju verd, siis viitab see ilmselgelt sellele, et ta suri kusagil mujal. Ja ma olen kindel, et nad uurivad tema tausta väga hoolikalt. Kõik, mida ta võis enne seda juhtumit kellelegi öelda, mis viitas sellele, et ta kavatses endale kahju teha. Või kõik inimesed tema elus, keda ta kartis või kelle poolt ta tundis end ohustatuna. Kahjuks, kui naised tapetakse, siis juhul, kui nad ei tegele tegevustega, mis viivad neid kokku paljude ohtlike võõrastega, tapavad neid enamasti intiimpartnerid või endised intiimpartnerid. Ma olen kindel, et need kõik on uurimise aspektid, mida nad hakkavad uurima. Nad uurivad tema säilmeid, nad uurivad kohta, kus ta leiti ja nad uurivad tema elus olnud inimesi, et välja selgitada, kas miski sellest aitab meil teada saada, mis siin juhtus. Need matkajad annavad intervjuu kohalikule telejaamale ja sealt saame osa teabest uurimise kohta ja sellest, mis praegu toimub. Ja nad ei rääkinud ainult tema keha leidmisest, vaid ka inimesest, kes väitis end olevat tema sõber ja olevat temaga koos matkamas olnud, nagu ta väitis. Ja selle inimesega on keeruline, sest see on nende matkajate vaatenurgast, sul tekib peas mingi pilt, milline see inimene võiks olla. Me pole neid näinud, aga nad ütlevad, et see inimene käitus närviliselt ja siis leitakse Joanna Shieldi keha ning ma arvan, et nad kutsusid abi. Uriana, kui sa lähened kellelegi sellisele, olgu see siis sõber ja võib-olla nad olid matkamas ning juhtus õnnetus, mis seletab kõik ära. Aga kuni me selleni jõuame, kuidas sa selle inimesega räägid ja püüad aru saada, mis juhtus? No rääkides kõigepealt matkajatega, siis mind ei üllata üldse, et nad on nähtust šokeeritud ja tõlgendavad seda ilmselt kõige hullemal võimalikul viisil. Surnu keha on traumeeriv. Ka inimene, kes sureb isegi kõige loomulikumates tingimustes, võib olla üsna õõvastav ja raske vaatepilt. Nii et nad võivad oma emotsionaalse reaktsiooni põhjal ja võib-olla ka tõsielu krimilugudest, filmidest, telesaadetest saadud muljete põhjal ise detaile juurde mõelda. Mis puudutab inimest, kes võis sel hetkel temaga koos olla, siis see saab ilmselgelt olema selles juhtumis väga oluline teabeallikas. Isegi kui ta suri kõige traagilisemalgi õnnetuslikul või loomulikul viisil, mõjutab see inimest emotsionaalselt, eriti kui nad olid talle lähedased. Seega, kui see inimene on närvis või traumeeritud, ei ole see tingimata süüle viitav märk. Aga kindlasti on see, mida neil on uurimisele öelda, väga oluline. Oluline on märkida, et õiguskaitseorganid, Monterey maakonna šeriifibüroo, on nimetanud selle surma kahtlaseks. See on kindlasti salapärane, kuid seda pole nimetatud mõrvaks. Me ei tea, kas tegemist on kuriteoga. Kuritegu pole samuti veel välistatud, nii et me oleme praegu sellises ooteolukorras, kuni see asi selgub. Aga mis on see protsess, kuidas jõutakse selleni, et meeskonnana vaadatakse ja öeldakse, et okei, see oli õnnetus või siis jõutakse arusaamisele, et me usume, et siin oli tegemist kuriteoga? No jälle need on need 3 aspekti, millest me hetk tagasi rääkisime. See saab olema tõenditeks, mida Braley Shieldi keha uurijatele räägib. Eriti kui on märke traumast, mis ei sobi kokku õnnetuse või loomulike põhjustega. See on koht, kus ta leiti. Igasugune viide sellele, et ta suri kusagil mujal ja toodi sinna, on kindlasti kahtlane. Ja siis loomulikult taaskord räägitakse tunnistajatega, matkajatega ja matkajatega ja inimesega, kes ilmselt oli tema juures või tema lähedal ajal, mil ta koges seda, mis tema elu lõpetas.
Need on olulised teabeallikad, aga samuti ka inimesed tema elus laiemalt enne seda juhtumit. Kõik, mida ta rääkis inimestele oma matakavadest, oma eluplaanidest, kõik, kelle eest ta tundis end ohustatuna või kartis, iga suhe, milles ta oli ja mis võis talle ohtu kujutada. Kõik need saavad olema selle uurimise osad. Ja taas nad tegutsevad täpselt nii, nagu pead. Selline pealtnägijateta surmajuhtum on kahtlane ja seda tuleks käsitleda kui kuritegu, kuni pole tõestatud vastupidist. Mõtle ka sellele piirkonnale, kus tema keha leiti. Need on vist nagu kuuma vee allikad, aga see koht on piisavalt sügaval rahvusmetsas, nii et tema keha kättesaamiseks oli vaja helikopterit, mis pole ilmselt Big Suris matkates haruldane. Aga tema keha leiti veest ja selle ümbruse tingimused. Ma lihtsalt mõtlen, kuidas sellises kohas tõendeid kogutakse. Kui asi pole ainult selles, et ta oli vees, vaid ka kõik need muud elemendid tema ümber. No, sa tood siin välja paar olulist punkti. Esiteks, jah, see piirkond, kus ta leiti, on väga erandatud. See on väga raskesti läbitav. See rada, mille lähedal ta oli, on matkajatele märgitud kui väga keeruline, väga järsk ja raskesti läbitav. See on kindlasti selline koht, kus võib juhtuda kukkumine või õnnetus, mis võib sind tõsiselt vigastada või isegi tappa. Nii et mingis mõttes kaldub see rohkem loomuliku või õnnetusliku seletuse poole. Aga sündmuskoha uurimise osas vesi on keeruline, sest see lagundab asju. See võib asju eemaldada. Veekogus on ka asju, mis võivad külge kinnitada. See on keeruline keskkond, kuid on inimesi, kes pühendavad kogu oma karjääri selle valdkonna asjatundlikkuse arendamisele. Ja sellest hoolimata peaks sündmuskohta siiski saama uurida. Mida see sulle ütleb, et lahkamine ei andnud surma põhjuse kindlaks tegemisel üheselt mõistetavat tulemust? See on väga hea küsimus ja jällegi ma ei ole seda näinud, nii et ma ei tea detaile, aga ma eeldaksin. See viitab sellele, et tema kehal saadud vigastustes ei olnud midagi ilmselget, mis viitaks mingisugusele vägivaldsele teole tema vastu. See tähendab, et kui tal on näiteks peavigastus, siis selle põhjuseks võib olla väga palju erinevaid asju, nii juhuslikke kui ka tahtlikke. Ja kui see ongi see, mida tema keha meile praegu räägib, siis see tegelikult ei anna vastust küsimusele, kuidas see vigastus tekkis. Ja ma tean, et nad ootavad veel toksikoloogilise testi tulemusi. Ja ma arvan, et kõik, kes seda vaatavad, teavad, et toksikoloogiline test näitab, mis võis tema kehas sel hetkel olla. Aga kui tõenäoline on, et toksikoloogiline test annab surma põhjuse kohta vastuse, kui lahkamine seda välja ei suutnud selgitada? See on suurepärane küsimus. Tead, seda on tõesti raske öelda. Ma ei tea, milliseid aineid oleks võinud tarvitada. Vabatahtlikult, regulaarselt tarvitada. Ma ei tea midagi tema eluviisi kohta, tead, ega mingitest ravimitest või muudest asjadest, mida ta võis võtta. Ma mõtlen kindlasti, kui sa matkaksid kuskil kauges ja raskesti ligipääsetavas piirkonnas, võivad teatud ained nii legaalsed kui või illegaalsed põhjustada desorientatsiooni, dehüdratsiooni, ülekuumenemist. Kõik need võivad olla väga-väga ohtlikud kellelegi, kes viibib raskesti ligipääsetavas ja kauges looduses. Nii et seal võib olla mõned vastused. Aga teadmata midagi tema elust ja sellest, milliseid ravimeid või aineid ta võis tarvitada, on tõesti raske öelda, kui informatiivne toksikoloogia tulemus saab olema. On ka aineid, mis lahkuvad kehast väga kiiresti. Mõned neist leitakse juustest, teised verest, veel teised kudedest. Seega on raske teada, mida nad üldse testivad ja milline info võib neile veel kättesaadav olla. Jah, sest kui mõelda tagasi sellele, kus tema keha leiti ja sellele karmile piirkonnale, siis kindlasti, kui ta oli vees. Sa lihtsalt mõtled, kui raske on tõendeid leida. Isegi kui ma arvan, et tema keha leiti 9. aprillil. Ja nad ei suutnud seda metsast välja tuua enne 10. kuupäeva, sest ilmastikuolud olid rasked. Mis mõju sellel võib olla? Ma tean, et nad on öelnud, et toksikoloogiline test võtab aega umbes 6-8 nädalat. Ja ma tean, et paljudes riigi piirkondades võib olla järjekord ning nende tulemuste saamine võib võtta aega. Kui sa ootad näiteks mingis juhtumis, ja ma tean, et see on ainulaadne juhtum, aga kui sa ootad nende tulemuste tagasitulemist ja sul on juba lahang, mis ei anna lõplikku vastust, siis detektiivina selles juhtumis mida sa selle ootajal teed? Kas tegelikult on üldse midagi, mida sa saad teha enne, kui raport tagasi tuleb?
jah, see on aeg, kus tunnistajate küsitlemine on väga olulised. Jällegi me rääkisime matkajatest, kes ta leidsid ja isikust, kes võis olla tema juures või tema lähedal tema surma ajal. Aga nad peaksid rääkima tema elus olnud inimestega, et välja selgitada, kas leidub kedagi või mingit põhjust, miks keegi võiks tahta talle halba teha. Ja jällegi kahjuks on paljudel juhtudel naiste puhul selleks intiimpartner või endine intiimpartner. Välja arvatud juhul, kui ta on seotud mingisuguse tegevusega, mis viita ohtlike inimeste lähedusse. Ja ma ei usu, et avalikult oleks mingeid märke, et see oleks osa tema elust. Aga jah, need tunnistajate ülekuulamised, perekond, sõbrad, tuttavad, partnerid, endised partnerid, kõik see võib praegu toimuda, kuni nad ootavad toksikoloogia tulemusi. Ja me näeme, mis edasi saab. See on lihtsalt väga kurb, kui mõelda kaotusele, muidugi elukaotusele, aga selline mõistatus, mis Big Suris lahti rullub. Ja loodetavasti saame mõned vastused, eriti selle noore naise perele ja sõpradele. Matt Irvine, õiguskaitseõpetaja, pensionil detektiiv. Alati on hea meel sind Law and Crime saates näha ja neid juhtumeid koos meiega lahata. Me hindame seda. Aitäh, Chris! Sellega ongi kõik saatest On The Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme eetris Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.